Maikuus Riigikohtu otsusega tühistati osaliselt Rail Balticu planeering Eestis. Kuidas te selle Riigikohtu otsusega rahul olete? Eesti Geograafia Seltsi presidendina olin ma üks nende organisatsioonide esindajate seas, kes selle Riigikohtu kaebuse esitasid, olles läbi käinud siis eelnevad kohtuetapid sarnaselt avalikult Rail Balticast ja Eesti Looduskaitse Seltsiga. Eesti Geograafia Seltsi kaebust Riigikohus menetleda ei võtnud, mis oli loogiline, sellepärast et meie kaebus oli sisuliselt üksühene avalikult Rail Baltica ja Eesti Looduskaitse Seltsi poolt esitatud kaebusega. Et me olime läbinud varasemad etapid selliselt paralleelsena paralleelselt jooksva kaebusena. See võimaldas meil teatud etappides natukene õppida siis toimunud etapist, et kohendada siis seisukohavõtte, et olla paremini valmis. Ja meie jaoks oli juba väga oluline võit see, et Riigikohus võttis üldse selle kaebusmenetlusse. Et mitte küll siis Eesti Geograafia Seltsi kaebust enam, aga meie jaoks on, Geograafia Seltsi jaoks on see kaebuse tulemus samaväärne, nagu oleks meie kaebus menetletud, et siin millestki me ilma jäänud ei ole. Kindlasti väga paljud lootsid, et Riigikohus tuleb ja nüüd tühistab kõik tegevused ja kõik hakkab otsast peale. Ega meil selles suhtes suurt naiivsust ei olnud, et loota, et tuleks midagi väga palju teistsugust lahendust kui see, mis tuli. Loomulikult me lootsime, et tühistatakse enam neid planeeringuid. Kuna nende planeeringutega seotud keskkonnamõjude hindamised on tegelikult suhteliselt kehva kvaliteediga ikkagi tehtud, seal on arvestatud liialt vähe tõsiste keskkonna küsimustega. Aga samas, mis me nagu kinnitus saime, mida me mõnes mõttes teadsime ka ette, et kohus ei võta seisukohti selliste dokumentide või keskkonnamõjude hindamiste kvaliteedi osas. Selleks peab olema mingisugune väga spetsiifiline alus, et kusagil on kuritahtlikult tehtud midagi valesti, aga kohtuvõimuses ei ole anda hinnangut, sisulist kvaliteedi hinnangut keskkonnamõjude hindamistele. Ja seetõttu saidki jääda peale ainult sellised menetluslikud küsimused, protseduurilised küsimused. Ja siis leiti see üks osa, kus seadus kohustab teha keskkonnamõjude hinnanguid, kui on võimalus, et planeeritud tegevusest saab mõjutatud Natura ala. Kui on juba, seal ei ole kaalutlust õigust alust, kui on tegu Natura aladega, sellisel juhul peab igal juhul algatama keskkonnamõjude hindamise. Muudel juhtudel, kui ei oleks tegu Natura alaga, siis saab kaalutleda ja öelda, et mõju on ilmselt vähene ja seetõttu jätta see asi kõrvale. Et kõigis muudes küsimustes, millele me täpselt samamoodi tähelepanu juhtisime, et tegelikult ei ole läbitud korrektselt alternatiivide võrdlust, et kui sa võrdled sama trassi peal, kas raudtee läheb nüüd siit poolt või sealt poolt puud, siis see ei ole alternatiivide võrdlus. Alternatiivide võrdlus on ikkagi konkreetselt trassi valiku küsimus ka. Paraku seda kohus hindas siis arendajate kasuks. Ja muid aspekte seal veel, et planeeringus praegus keskkonnamõjude hindamises siis ei ole väga selgelt arusaadav,
et mida kavatsetakse teha teele jäävate soodega, on vaid lihtsalt öeldud, et kui soopinda väga ei kahjusta, siis võib sinna ehitada küll, aga pole olemas mitte mingisugust tehnoloogiat, mitte mingisugust võimalust, et kuidas sa ehitad raudtee läbi soo sellisena, et sa soopinda ei kahjusta. Et ilmselt seal lastakse lõpuks need sood ikkagi alla vett ja nad ka otse lähevad, öeldes, et suurem hüve on riigile siis see raudtee. Aga ütleme, tavakodanikule peaks olema nüüd tähelepanuväärne see kommentaar, mida on andnud Rail Baltica arendajad, poliitikud, kes seda arendust kaitsevad, siis nende jaoks see ära tegemata jäänud keskkonnamõjude hindamine on selline vähetähtis eksimus. Nad on kõigis enda sõnavõttudes püüdnud vähendada selle tähendust, näidates, et niivõrd suure projekti juures üks väike, nagu oleks tegu näpuveaga. Samuti kommunikeeritakse, et eks me ajame selle paberi korda. Ehk et nende jaoks kogu see keskkonnamõjude hindamise protseduur on üks paberi määrimine, paberil aetakse see asi korda. See näitab esiteks ühest küljest seda, milline on nende arusaam nendest keskkonnamõjudest, ehk et nad ei hooma tegelikult seda vastutust, mille nad on ise vabatahtlikuna endale võtnud, asudes tööle sellesse organisatsiooni või asudes juhtima neid protsesse, kas siis ministrina, poliitikuna, juhtides neid protsesse ja alavääristades keskkonnaküsimusi, paljastab see nende pale, et keskkonnaküsimused ongi selle projekti juures nende jaoks lihtsalt selline bürokraatlik takistus, mis ületatakse keskkonnamõjude hindamistega tegelevate firmade poolt osutatavate teenustega, kes siis ajavad need paberid lihtsalt korda selliselt, et seda tegevust saaks ikkagi ellu viia. Ehk et keskkonnaküsimused on Rail Baltica projekti juures lihtsalt selline ebamugav takistav tegur, millest saadakse mugavate paberitega üle. Kuna keskkonnamõjude hindamiste eest maksab arendaja, siis arendajal on küllalt suur kontrolli võimalus nende protsesside üle. On juhtumeid, kus arendaja on keeldunud lihtsalt keskkonnamõjude hindamise töö eest selle koostajale maksmast, öeldes, et ta ei ole saanud seda, mida ta on tahtnud, kui on jõutud keskkonnamõjude hindamise protsessi tulemusena järeldusele, et seda arendust teha ei saa. Sellisel juhul tõesti arendajal tekib dilemma, et miks ta peaks maksma millegi eest, mis ütleb talle, et ta ei saa enda tegevust ellu viia. See on viinud meid olukorda, kus sisuliselt keskkonnamõjude hindamisega tegelevad ettevõtted, nad ei hinda enam seda, kas ühte või teist tegevust on võimalik ellu viia, vaid nad hindavad või nad tegelevad sellega, et leida legaalne võimalus, et arendaja saaks enda tegevused maksimaalselt ellu viia. Ehk et fookus on arendaja huvidel, mitte keskkonnahuvidel. Kui me võtame maja ehituse näiteks, mis on suhteliselt sarnane protsess mingisuguse arendusega, maja ehituse juures kvaliteedi hindamiseks on kohustus avalike hoonete puhul, aga soovitusena ka erahoone ehitamise juures, et sa võtad appi endale ehitusjärelevalve, kes siis hindab, et see töö, mida tehakse, et see vastab kõikidele nendele nõuetele ja sellega on seotud siis selle hoone kasutusõigus, kasutusotstarve ja nii edasi. Ja kujutame nüüd ette olukorda, kus sellise järelevalve, ehitusjärelevalve ülesandeks kujuneb lihtsalt legaliseerida ehitaja praaki.
aga teatud mõttes keskkonnamõjude hindajate töö on selliseks kujunemas. Kuna ehitusjärelevalve puhul, ehitiste puhul on väga palju asju seadustega reguleeritud, mida on tegelikult ka keskkonna aspektide juures, siis keskkonnamõjude hindamise raporteid ei hinda, nende kvaliteeti ei hinda tegelikult mitte keegi. Nagu me nägime nüüd selle kohtulahendi puhul, siis jälgiti ainult protseduurireegleid, kas kõik protseduurid on tehtud vastavalt sellele, nagu seadus ette näeb, aga seda sisulist hinnangut ei ole andnud sellele mitte keegi. Seda peaks tegema justkui Keskkonnaameti, Keskkonnaministeeriumi vastavad ametnikud, aga ka nende jaoks on küllalt keeruline, neil puudub see kapatsiteet, see võimalus hinnata, et kas need järeldused, need seisukohad, mis on selles raportis siis esindatud, kas need vastavad ka teaduslikult meie parimale teadmistele looduse kohta siis sellel hetkel. Kas või näide siis sellest, et tegelikult ei oleks ju tohtinud kvaliteedi hindamisest üldse ju selline asi läbi minna, et üks oluline linnukaitseala, sellele avalduv mõju jääb üsna kriitilises tsoonis lihtsalt hindamata, kuna see on raske, keeruline koht, kitsal alal leida nüüd see lahendus ja püüti sealt lihtsalt mööda minna. Ja seetõttu oleme mingi olukorras, kus keskkonnamõjude hindamistega, keskkonnamõjude hindamiste raportite kvaliteediga tegelevad siis vabatahtlikkuse alusel sellised mittetulundusühingud, nagu praegusel juhul siis Eesti Geograafia Selts, avalikult Rail Balticast, Eesti Looduskaitse Selts, aga kõiksugu muudes piirkondades. Ma tean praegusel hetkel, kuidas on valmistunud erinevate rabade kaevandamiseks valmistumise vastu juba kohalikud elanikud loovad MTÜ-sid, käivitatakse protsesse, sellepärast, et nii nagu Rail Baltica puhul alguses ei olnud mitte millegi üle arutada, sest et mitte ühtegi otsust ei olnud veel tehtud ja ühel hetkel olid kõik otsused juba tehtud ja mitte millegi üle arutada ei olnud. Ehk et sellise planeerimisprotsesside väärkasutuse tagajärjeks on see, et me varsti ei saagi enam Eestis ühtegi arendust, ühtegi tegevust hästi käivitada, sellepärast, et juba väga varajastes etappides tõusevad inimesed tagajalgadele, sellepärast, et nad tajuvad, et nende senine elukeskkond pannakse ohtu ja igaks juhuks asutakse võitlema võimalikult vara, et paremini kindlustada siis protsessi pidurdumine, mis ei ole iseenesest hea meie majandusele, meie erinevatele tegevustele. Kui riik käitub ausalt, kui riik arendab enda asju ausalt, siis on inimesed ka paremini nõustuvad nende protsessidega, aga praegusel hetkel me näeme, et me liigume täiesti vales suunas. Aga mida see otsus pikemas perspektiivis tähendab, mis saab Rail Balticust nüüd edasi? See protsess iseenesest ei peatanud, ta peatab praegust, kuna planeeringud ei ole kehtestatud, siis rahastusmudeli jätkumine või et rahastuse jätkumine on nii-öelda kahtluse all, kuna rahastaja jaoks ei ole ju selge, et kas see planeering kehtestatakse. Vaatamata meile avalikkusele kinnitatavatest sõnumitest, et see on lihtsalt bürokraatlik asi, sellegipoolest see asi tuleb nüüd ära teha. Kui kaua see aega võtab, mis selle asjaga toimub, eks seda siis paistab, et siis tuleb korrata uuesti neid samu etappe, avalikustamine ja uuesti kehtestamine, et see kahtlemata aeglustab seda Rail Baltica projektide rägastiku protsessi, et see on ju väga ühe nimetuse all on väga paljude erinevate protsesside kogum lihtsalt. Aga tuleviku osas pigem
pikem katkeb rahastaja kannatus nende asjaajamistega järele ootamisel. Ja me võimegi jääda heast raudteeühendusest ilma. Et see on järjekordne näide sellest, et kui asju ei aeta korrektselt, siis head tulemust ei saada. Kui kõik planeeringuprotsessid oleks tehtud algusest peale korrektselt, nii nagu seadus ette näeb, korrektselt käsitletud alternatiivina ka olemasoleva raudtee ümberehitamist, ma usun, et siis me praeguseks näeksime ikkagi, kui kaugele juba on raudtee-ehitus jõudnud, et need protsessid oleksid tunduvalt kiiremad, et praegust lihtsalt vale asjaajamise tõttu kõik tegevused on tunduvalt raskemad, pidurdatumad ja tekib reaalselt oht, et me jääme heast raudteeühendusest lihtsalt selle käparliku asjaajamise tõttu ühel hetkel ilma. Mis on minu arvates väiksem kaotus kui see, et me lõhume väga suure osa Eestist selle raudteeehitusega lihtsalt ära. Aitäh!